Tere! Täna oleme jõudnud Prantsusmaale ja muinasjutt, mis ettelugemisele tuleb, on Tuhka-Triinu. Ma arvan, et see on paljudele tuttav lugu, kuid ma arvan, et lugu maagilisusest, õiglusest ja preilist kristallkingakeses ei jookse kunagi mööda külge maha. Elas kord üks leskmees, kellel oli kaunis ja lahke tütar. Mees kosis teise naise. Uus naine tõi endaga kaasa 2 tütart. Tütred olid näo poolest küll ilusad, kuid südames õelad. Südame põhjas vihkas võõras ema oma kasutütart ja käskis sellel kõik mustad tööd ära teha. Vaene tüdruk koristas ja pesi hommikust õhtuni. Õhtul tööst väsinuna ei tohtinud ta voodisse heita, vaid pidi kolde kõrval tuhas magama. Seetõttu oli ta alati tolmune ja nõgine ja õed hüüdsid teda Tuhka-Triinuks. Kuid vaatamata oma katkistele ja määrdunud rõivastele, oli Tuhka-Triinu 1000 korda ilusam kui tema kalliskividega ehitud õed. Kord korraldas kuningas oma poja auks suure peo, sest prints tahtis endale pruuti valida. Pidu pidi kestma 3 päeva ja kõik ilusad tütarlapsed kogu maalt olid sellele peole palutud. Tuhka-Triinu õed olid sellele peole palutud. Tuhka-Triinu õed olid vaimustuses ja proovisid päevad läbi selga uusi kleite. Mina panen punase sametkleidi, ütles Tuhka-Triinu vanem õde. Aga mina panen briljantidega kaunistatud pallikleidi, sõnas teine õde. Tuhka-Triinul oli hea maitse ja nad küsisid ta käest nõu. Ka oli ta osav juuksur ning tegi oma õdedele ilusad soengud. Sel ajal, kui ta õdesid kammis, pärisid nad tema käest. Kas ka sina, Tuhka-Triinu, tahaksid peole minna? Küll oleks nalja ja naeru, kui sind peol räpastes rõivastes nähakse. Tuhka-Triinu oli väga kurb, sest temagi oleks hea meelega tantsima läinud. Kui õed läinud olid, istus ta lävel ja hakkas nutma. Seda nuttu kuulis aga Tuhka-Triinu ristiema, kes oli Haldjas. Kuidas ma tahaksin küll pallile minna, nuuksus Tuhka-Triinu. Tee siis nii, nagu ma ütlen, sõnas Haldjas. Too mulle aiast suur kõrvits. Tuhka-Triinu jooksis aeda ja tõi kõige suurema kõrvitsa. Haldjas puudutas kõrvitsat võlukepikesega ja otsekohe muutus kõrvits kuldseks tõllaks. Siis puudutas Haldjas võlukepikesega 6 halli hiirekest ja muutis nad ilusateks, kiirejalgseteks hobusteks. Puudus veel kutsar. Tuhka-Triinu tõi ristiemale rotilõksu. Haldjas valis välja kõige suurema roti ja muutis ta pikavuntsiliseks kutsariks. Seejärel ütles Haldjast ristiema. Õueväraval istuvad 6 sisalikku. Too nad mulle. Tuhka-Triinu tõi sisalikud ja Haldjas muutis nad osavateks teenriteks. Kas sa oled rahul? Küsis Haldjas. Nüüd sa võid sõita pallile. Muidugi, vastas Tuhka-Triinu õnnelikult, kuid kas mul sobib sinna sõita säärases riietuses? Haldjas lehvitas korra võlukepikest ja Tuhka-Triinu kaltsud muutusid uhketeks riieteks. Tema puukotta taga kristallkingakesteks. Tuhka-Triinu oli imeilus oma uutes riietes. Ta istus uhkesse tõlda. Haldjas aga ütles. Soovin sulle meeldivat ajaveetmist. Kuid pea meeles. Sa pead pallilt lahkuma täpselt südaööl. Kui sa hilined kas või minuti, muutub su tõld kõrvitsaks, hobused hiirteks, kutsar rotiks ja teenrid sisalikeks. Sa ise oled aga jälle kaltsudes. Tuhka-Triinu lubas ristiemale, et lahkub pallilt täpselt südaööl ja kihutas minema. Teenrid teatasid printsile, et on saabunud imekaunis, rikas, tundmatu printsess. Prints ruttas teda vastu võtma. Kõik olid võlutud printsessi ilust. Daamid sosistasid ja vaatlesid printsessi riietust, et homme päev endile samasugust õmmelda.
Vana kuningas aga sõnas kuningannale, et pole ammu ilma taolist neidu näinud. Prints kutsus neiu tantsima. Vaimustuses vaatasid kõik ilusat tantsupaari. Kutsuti lauda, kuid prints ei tahtnud sugugi süüa. Aina vaatas ime pärast printsessi. Tundmatu printsess istus aga oma õdede juures ja kostitas neid eksootiliste puuviljadega, milliseid talle pakkus armunud prints. Õed olid meelitatud tundmatu kaunitari tähe, ei tundnud Tuhkatriinut ära. Varsti lõi kell 3:12. Tuhkatriinu jättis kõigiga jumalaga ja kiirustas minema. Jõudnud koju, tänas ta oma ristiema südamlikult ja palus luba ka järgmisel päeval pallile sõita. Ristiema lubas teda jällegi aidata. Varsti jõudsid koju ka võõras ema ja võõras õed. Tuhkatriinu teeskles magamist ja küsis haigutades, kas peol oli ka lõbus. Õed olid väga erutatud ja rääkisid talle, et pallile oli ilmunud keegi imekaunis tundmatu printsess, kellesse prints meeletult armus ning kellega tantsis ta terve õhtu. Hiljem aga kostitas tundmatu printsess just neid puuviljadega. Tuhkatriinu naeratas ja küsis, kuidas oli selle kaunitari nimi? Keegi ei tea. Prints annaks ära kõik, et teada saada, kes ta on. Kuidas minagi tahaksin teda näha, ohkas Tuhkatriinu. Kas te ei võtaks mind ka pallile? Mida sa veel ei taha? Hakkasid õed naerma. Järgmisel õhtul sõitsid õed jällegi peole. Varsti ilmus pallile ka Tuhkatriinu. Tal olid seljas veelgi ilusamad riided. Prints ei lahkunud hetkekski tema kõrvalt. Ka Tuhkatriinu armus printsisse ja unustas ristiema manitsused. Äkki kuulis Tuhkatriinu kellahelinat. Välgu kiirusel jooksis ta lossist minema. Jooksmise ajal aga libises tal kristallkingake jalast ja kukkus trepiastmele. Prints kihutas neiule järele, kuid neiu oli juba kadunud. Trepiastmel leidis ta vaid ilusa pisikese kristallkingakese. Prints surus kingakese oma südame vastu ja läks nukralt lossi tagasi. Lossi värava juurde jõudnud muutus kaunis tundmatu jällegi Tuhkatriinuks. Tõld kõrvitsaks, kutsar rotiks, hobused hiirteks ja teenrid sisalikeks. Ainult väike kristallkingake tuletas veel möödunud pidu meelde. Tuhkatriinu jooksis koju. Varsti tulid ka õed. Jälle rääkisid nad kaunist tundmatust printsessist, kes täna olevat olnud veelgi ilusam kui eile. Südaööl olevat printsess minema jooksnud ja kaotanud oma kristallkingakese. Prints aga leidnud selle ja hoidnud oma südame juures. Kõik olid kindlad, et prints on tundmatusse preilisse meeletult armunud. Õdedel oli õigus. Järgmisel päeval teatas prints, et võtab naiseks selle neiu, kellele kristallkingake jalga mahub. Kuninga käskjalg käis majast majja ja andis kõikidele neidudele kingakest proovida. Järg jõudis ka Tuhkatriinu õdede kätte. Kuidas ka need ei püüdnud kingakest jalga tõmmata, see ei õnnestunud. Seda nägi pealt Tuhkatriinu ja palus kingakest proovida. Õed hakkasid vaid naerma, kuid käskjalg andis kingakese Tuhkatriinule. Suur oli kõigi üllatus, kui kingake sobis Tuhkatriinule hästi ja ta võttis taskust teise samasuguse. Kohe oli kohal ka ristiema, kes muutis neiu kaltsud ilusateks rõivasteks. Nüüd tundsid kõik Tuhkatriinus ära tundmatu kaunitari. Õed langesid ta ette põlvili ja palusid andeks. Tuhkatriinu ei pidanud viha ja võttis nad lossi kaasa, temaga koos elama. Mõne päeva pärast peeti uhked pulmad. Lahke Tuhkatriinu ei unustanud ka oma õdesid ja pani nad tähtsatele õukondlastele mehele. Au revoir. Homseni.